Lugupeetud kongressist osavõtjad, kolleegid, mõttekaaslased. Mul tundub küll vahel, et ma olen tulnud oma endiste õpilastega kokku saama. Umbes 77,2% on neid, kellega ma olen kokku puutunud 45 aasta jooksul. See on meeldiv, et ei ole lahkunud ja teid ei pea tagasi kutsuma. Kahjuks meie põlvkond hakkab lahkuma, aga me ei saa seda teha kergel moel ja süda rahul. Või nagu ütles Gustav Ernesaks, et suu laulab, süda muretseb. Ja süda jääbki muretsema spordiasjade pärast üha rohkem ja rohkem. Tahaks öelda seda, et liikumisharrastuse ja tervisespordi kokkupanek 10 minutis on ülimalt raske. Siin osales, aga ma püüan seda üldistada kokkuvõttega ja teiseks anda suundumusi liikumisharrastuse ja tervisespordi toimivuse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Mida me oleme mõelnud? Töötas meil mitte nii väike töörühm ja ma siin natuke illustreerin, vahel tuleb nõu pidada lihtsalt. Ja meie töörühm, tehes tema kokkuvõtteid, võib öelda nii, et töötas üle 120 inimese ja väga erinevatest organisatsioonidest, töötati erinevate tasanditega eraldi, see oli väga meeldiv ja seejärel ühisarutelude vormis. Ja ma arvan, et liikumisharrastuse poole pealt, mis on nii laiaks minev, nagu ütles Raul Rebane oma intervjuus, et tippspordis tekivad rasked ajad, aga liikumisharrastuses on saabumas kuldajad. Ja see on tõesti nii. Nii et sellisele laiapõhjalise arutelule saab tugineda edasi minnes. Analüüsiti 2006-2010 aasta arengukava toimivust ja võib ütlema nii, et Eesti on hakanud liikuma. Eesti inimene hakanud liikuma ja kui ma saan tõmmata paralleele Soome vastavatest kokkusaamistest, siis oli natuke nadi mõnedelgi kokkusaamistel vaadata, mida teevad me põhjanaabrid ja mis toimub Eestis. Aga pole viga, me läheneme oma arusaamades juba nendele ja juba uus arengukava, mis on 2010-2014, võtab arvesse neid, see valmib novembri lõpuks ja liikumisharrastuse ja tervisespordi temaatika jääb avatuks, arutletavaks ning täiendavalt arendatavaks. Ma arvan, et selle valdkonnas osas tuleb meile oma seisukohti ütlema väga huvitavaid inimesi, kellega me kohtume terviseradadel, jõusaalides ja kes on huvitatud nii endast, oma lastest kui ka ühiskonnast, kus nad elavad, oma töövõimest ja kõigest. Liikumisharjunud arvamust kujundavad tegurid on ju ülimalt lihtsad. Ma arvan, esimene on teadmised. Me ju kõik teame, mida annab liikumine. Teine on ka oskused. Midagi me ikka oskame. Kas just ujuda, see on omaette küsimus. Aga nagu välja tuleb, paljud ei oska ujuda. Aga kõik rikub ära hoiak. Hoiak on olnud suhteliselt mitte kõige parem ja hoiak on pidevalt kellegi poolt. On see koolidirektor, on see juht, on see ülemus, on see kohaliku omavalitsuse poolest. Liikumisharrastusse peab ütlema, et hoiak on paranenud ja minnakse tagasi oskuste juurde, minnakse tagasi teadmiste juurde ja see on üllatav. Ma puutun kokku loengutega, praktiliste tundidega, harrastajatega, kus on auditooriumis 100 inimesi, kes tulevad õppima üht ja kuulama ja praktilist tundi tegema, kui huvitavad küsimusi nad esitavad. Neil on tõeline huvi tekkinud liikumise oma tegevuste vastu ja hoiak on läinud positiivseks, nagu selle inimese suhteski. Kes ta on, see pole tähtis. Ta teab, et ma saan minna Kõrvemaale, Jüri Voodla on teinud rajad, ilm on ilus, see on kaunis Eesti ja ta liigub, tal on hoiak ja see hoiak laieneb. Nii et miljonilised investeeringud rattasõitudesse, suusasõitudesse on reaalsus ja inimesed on teinud seda vabast tahtest, mitte mingist kampaaniast ega muidu. Kui me vaatame nüüd ühest aspektist veel kogu liikumist, siis ma tegelen ka sellise alaga nagu rekreatsioon, kus väga palju räägitakse enesehooldest. Enesehoole on üks kaasaegse heaolu mudeli keskpunkt. Nii tervises kui ka muidu olemises hooli endast, tunne esmalt ise muret oma seisundi pärast. Me ikka loodame, et küll olümpiakomitee, küll kohalik omavalitsus, küll see, küll teine.
Aga nagu ikka inimene, ta jätab paraku selle üsna unarusse, tal ei tule see meelde ja seetõttu on vajalik, et kaasaegne Eesti ühiskondki arendaks mõtteviisi. Et kui sa ei liigu, kui sa ei toimi, see ei ole enam norm. Meil on organisatoorne süsteem, selle toimimine ja see annaks eeldusega enesehooldeks läbi regulaarse liikumisharrastuse. Meid on päästnud, ütleme, Eestis suvila ja suvekodude kultuur. Kui seda ka ei oleks olnud, siis me oleks tunduvalt urbaniseeritumad kui praegu. Ja nüüd uues olukorras on ju, mäletame, kuidas töösse uputi esimestel iseseisvuste aastatel. See oli hullumeelsus. Siis tuli paremad ajad ja siiski inimene leidis, et peale töö on ka midagi olemas. Ja siis tulid kriisiajad ja ma tulen selle juurde hiljem tagasi. Uuringud näitavad muidugi, et ühiskonna panustamise selles valdkonda on meil Põhjamaadega veel 10-kordset vahet. Me küll mõtleme, et me oleme justkui Soome või Norra või Rootsi, me pole seda, aga me läheneme neile. Ja me jõuame liikumise tähtsuse mõistmise ikkagi veel nii-öelda viimases hädas, sageli liiga hilja. Me kuuleme, et see on jällegi viidud torude külge haiglasse ja siis ta saab aru, et oleks pidanud toimima teistmoodi. Ja meil puudub piisavalt ennetuslik ja pikemas perspektiivis toimimine. See on tõsine küsimus, et me nagu ei jälgi seda põhimõtet, mida mina kuulsin 64, mida ütles mulle Felix Parre, legendaarne õppe, et kui vaatad kaugele, siis vaata kaugemale. Me tahame ikka jalgade ette vaadata. Ja liikumises ja toimimises ja üldse ühiskonna kestmises on see tõsine probleem. Liikumisharjumus ju kujuneb sellistest tugipunktidest. Kõige tähtsam on see liikuja, kas ta liigub või ei liigu. Mis ta mõttes käib, kas ta läheb toimima. Ja siis on üks väga tähtis kõrvalmõjur. Liigutaja nõustaja, kes annab nõu, kes korraldab, kes toimetab, see on uskumatu, kuidas praegu harrastajad on hakanud pöörduma niisuguste nõustajate poole. Kui oma auto kohta saab ta igalt poolt nõu, aga enda kohta, oma harrastuse kohta ta kuskilt eriti praegu nõu ei saa. Ja need peavad toimima. Ja kolmas moment on keskkond, miljöö ja koht. Mul ei ole mütsi peas, aga ma tõstaksin mütsi praegu Jaanus Pulle sees, Eesti terviseradade eestvedaja ees. Kes on saanud ärimehed, riigi, kohalikud omavalitsused, kaklevad naabrid ühe laua taha ja lühikese ajaga on tehtud üle 50 terviseradade keskusi ja see toimib. Nüüd on rajatised, nüüd tulevad nad tööle panna, nüüd tuleb mehitada need inimeste know-how'ga, selle järgi on vajadus. Ja ei olegi mingit imelikku skeemi, kui need 3 asja toimivad, nii nagu nad toimivad Jõulumäel, see on endtasalaine, tal on olnud üks post, üks lauajupp, pisut värvi, ta on teinud ühe orienteerumispunkti ja mis tahes inimene tuleb Jõulumäele, võtab kaardi, liigub imelises maastikus, saab tõelise naudingu ja läheb hoopis teisena ära, kui ta sinna Jõulumäele saabus. Või siis Kõrvemaa, fantastiline kant, mis tänu okupatsioonivägedele lahkumisele vabanes ja kuhu on tekkinud tõeline tervisemekka, kus kõik saavad seda, mida nad otsima sinna lähevad. Mida tuleks ja annaks teha? Ma ütleksin nii, et lapsed ja kool, see on omaette enamust meist puudutav teema, ma vaatan seda järgmisel slaidil, kõrgkoolid, sellest on räägitud. Ma olen ise õppekava juht praegu ülikoolis, ma tean, kuidas õppekava võib teha. Kehalise kasvatuse võib väga lihtsalt välja visata, sinna panna 5 pedagoogikat veel. Ja see on väga lihtne. See on tõeline kuritegu, mis on tehtud ülikoolides liikumise arvelt. Minu õpperühmas käis kunagi suusatrennis selline mees nagu Rait Maruste. Tast sai päris hea jurist, vaatan sellel, ta käis 4 korda või 5 korda nädalas trennis. Ja nii edasi, nii edasi. Me oleme minetanud need asjad. Ülikoolid peaks oma õppekavasid täiustama selles osas, nagu siin öeldi, koolitama, tegema uuringud, andma nõu, kuhu me liigume. Kaitsejõud. Meil on räägitud mingi spordirühmast, marginaalsest summast kaitse-eelarves. Miks ei tule 10 kuuga poistel armeest välja tulles liikumisharrastust? Et ta tahaks liikuda. Ta on tulevane isa, ta on tulevane juht. Ta peaks sealt tagasi tulema sellisena, et ta tahab liikuda, dressid selga panna ja edasi, mitte ainult käsu korras. Meedia. Meediat me ei ohja, meedia tahab meid ohjata. Ma ütleks, nad ei ole veel aru saanud, et liikumisharrastus puudutav teema on veel tunduvalt rohkem loetud kui tapmised ja mõrvad. Edukad näited on ETV spordiportaal, sportinfo, Trimm.me, asjalik ja harrastajakeskne toimivus. Ja muidugi riik, kohalik omavalitsus, ettevõtjad tahaks öelda seda, et liikumisharrastus mis tahes piirkonna arengu üks nurgakive.
investeering sellesse toob suurima kasu, annab tervema, töövõimelise, endaga rahul oleva inimese. Aga mida meil rohkem on vaja? Rahul olev inimene, mitte rahul olematu. Uskumatu. Kui me ka kõike ei teeks, liikumisharrastus toimib kõigest hoolimata. Asendame siin LH tähtede asemel, paneme lauluharrastuse. Kui meile öeldaks ka, et te enam laulupidust ei tee, me ikka laulame. See on täpselt sama liikumisega. Seda ei saa peatada, see on läinud kõigest hoolimata, masutingimustes jäeti ära kõik jama, liikumine jäi. Nüüd ma natuke räägin koolist ja sellest asjast veel 1 minut. Näete, neid lapsi on mõnus vaadata ja selles eas võetakse spordist kõik, mis on. See on kaunis Pirita rada, aitäh Tallinna mehed, see on tõeline tervisekeskus. Ma räägin kehalisest kasvatusest. Ma ise olen selle asjaga kokku puutunud, ütlen nii, et miks kehaline? Miks me rõhutame kehalist? Kõik kehaline saab alguse vaimsest poolest. Miks kasvatus? Meil on kunstiõpetus, meil on muusikaõpetus ja meil on äkki üks kehaline kasvatus. Nagu võõrkeha. Kõik ütlevad, no see on kehka, see on kehaline, see on nii. Tegelikult toimub ju liikumistegevuste õppimine ja omandamine, teadmiste, oskuste, harjumuste tekitamine. Seega võikski kehalise kasvatuse aine muuta hoopis liikumisõpetuseks. Sõna otseses mõttes. Anda selle kaudu teadmised, oskused, hoiakud, mis tahes liikumisvormi harrastamiseks. Näiteks tants on praegu nii popp noorte hulgas ja tantsija peab minema ikka tegema veel 2. ja 3. Ta saab oma liikumise kätte. Ma üldse ei räägi ujumisoskusest. See on uskumatu, kuhu me ujumisoskusega oleme jõudnud ja siin ujumisliidu eestvedamisel, ma arvan, Toomas Savi võib kinnitada, ka Suusaliit tuleks appi ujumisoskust parandamine kui vaja. Aga kõike muud. Põhiline, et noor leiaks endale liikumisharrastuse. Praegu gümnaasiumi neitudest 10% suhtleb kehalisega õpetajaga kui nõustajaga liikumise osas. See on ju hullumeelne olukord. Muutus annaks suurema sidusust teiste ainetega, kõigiga, mis soodustavad täiendavat liikumisega kaasnevat. Miks mitte loodusloo õpetaja tule punti, lähme matkale, aga me liigume ja nii edasi, nii edasi. See on mõtlemise, sisulise muutmise, otsustamise aeg ja koht. Soomes on 2 mõistet, on urheilu ja on liigunda. Neil on selge vahe. Muutus parandaks hoiakut liikumisharjumust, see suurendaks selle õppeaine rolli õppeprotsessis ja haakuks praeguse üldise liikumisharrastuse tõusutrendiga. Praegu on aktiivsed noored lapsevanemad varsti koolides ja küsivad, mida teeb meie laps, mis siin toimub. Ja koolid saavad juba esimesi signaale. Näiteks Tiit Pekk läks Viimsi kooli, tegi suusapäeva ja oli asi lahendatud. Aga ma kohe lõpetan ja jätan teile edasi mõtlemise koha. Soovin teile meeldivat liikumishetki.